Selles osas räägin plaanist, mida 5 päeva jooksul iga päev natuke aega järgides saavutad tulemusi, mis ei ole üldse võrreldavad selleks kulutatud ajaga. Eelmises osas tähtis eesmärk rääkisin eesmärgi püstitamise tähtsusest. Loodan, et oled endale juba eesmärgi seadnud. Põhjusest saad aru, kui jõuame edasi. Selle osa pealkirjaks panin imeline aju, sest tahan anda selge pildi mõttejõust. Mõtle korraks kõigele, mida oled saanud, kõigele, mis sul on olemas, töö, raha, asjad. Oled selle saanud oma mõttetegevuse tulemusena. Teadlased on seda teemat uurinud ja jõudnud järeldusele, et inimene kasutab vaid 10% oma ajumahust. Seda, kuidas suurem osa inimestest kasutab oma pead, võib võrrelda ajaga 19. sajandil, mil Ameerikast oli asustatud vaid idarannik, kitsas rannikuriba. Läänes laius arendamist ootav ala, mis hiljem hakkas andma 90% maamajandusest. Need 90% on taganud Ühendriikide kodanikele tänapäevase kõrge elatustaseme. Kõik sinu saavutatu on selle tulemus, et oled kasutanud vaid 1/10 ajumahust. Kujuta ette, millised oleksid tulemused, kui suudaksid seda mahtu suurendada. 4. sõnum õpetab, kuidas sisemisi ressursse märgatavalt suurendada ning osa sellest rakendamata 90% kasutusele võtta. Paljudel meist ei ole realistlikku ettekujutust mõttejõust. Usu mind, kui ütlen, et aju võib võrrelda kullakaevandusega, mis ootab vaid oma avastajat. Ei ole mingit tähtsust, kas oled 40 või 17-aastane. Mõtle asjale sellest küljest. Sinu eesmärk on tulevik. Probleem on aga selles, et peaksid kuidagi ületama kuristiku, mis asetseb sinu praeguse ja uue elu vahel. Pea meeles Northwesterni ülikooli psühholoogiaosakonna juhataja Robert T. Shorpi sõnu. Ka edukatel inimestel on probleeme. Nad lihtsalt oskavad neid lahendada. Väljapääs on siin. Edukaks eluks, selleks, et saada elult häid asju, on vaja lahendada probleemid, mis lahutavad sind praegu sinu taotletud paremast elust. Mitte keegi ei suuda probleeme vältida. Need kuuluvad elu juurde. Ent ma näitan, kui palju aega kulub asjatult tühiste asjade pärast muretsemisele. Siin on nimekiri inimeste probleemidest. 40% muredest puudutab asju, mis ei juhtu tõenäoliselt kunagi. 30% teemadest puudutab seda, mis on juba juhtunud ja mida ei saa enam tagantjärele muuta. 12% muredest on seotud põhjendamatu muretsemisega oma tervise pärast. 10% probleemidest koosneb väikestest argimuredest. 8% muredest puudutab tõelisi, olemasolevaid probleeme. Seega on tervelt 92% tavainimese muredest ülearused ja nendele mõtlemiseks kulutatakse ebaproportsionaalselt palju aega. Tõeliste probleemide hulgas on kahesuguseid. On need, mida saab lahendada ja need, millega ei saa midagi teha. Siiski on ka suurem osa tõelistest probleemidest lahendatavad, kui õpid ära, kuidas seda teha. Paljudele inimestele tundub, et nad on mõistetud elama keskpärast elu. Nad näevad oma probleeme suurte, mäekõrguste takistustena, mida pole võimalik ületada, ent selle asemel võiks võtta probleemi kui väljakutset. Uurimus näitab, et edukatel inimestel tuleb ette samasuguseid probleeme nagu teistelgi. Seega ei ole asi mitte probleemi sisus, vaid viisis, kuidas see lahendatakse. Oletan, et oled valinud endale eesmärgi. Probleem on aga, kuidas seda saavutada. Eesmärk võib olla mõistuslik, suuremad tulud, kaunis kodu ja nii edasi. See ei ole tähtis. Noore inimese eesmärk võib olla parem koolitunnistus, sekretäri eesmärk ümbermaailmareis või abiellumine. Niisiis on sul eesmärk ja sa tead, et saavutad selle ning saad selleks inimeseks, kelleks tahad saada. Ehk kui liigud sihikindlalt eesmärgi poole, siis ka saavutad selle. Sellel etapil tuleb mängu aju. Minu meelest on kuulsal 3 Pulitzeri auhinda saanud Archibald MacLeishil hea seletus. Ainus eriline asi inimese puhul on see, et ta teab end olevat inimene. Teadvus on ainus asi, mis eristab meid loomadest.
Täiesti tõsi, et inimese aju ja mõtlemine eristavad meid loomadest. Kõik inimlik tuleb esile mõtlemise kaudu. Armastus, usk, andekus, teadmised, võimed. Kõik tulevikus saavutatav sõltub sellest, kui suurt osa ja kuidas ajust kasutad. Ja siiski, tean, et oled minuga nõus, on oma aju viimane, kellelt keskmine inimene küsib nõu, kui satub raskustesse. Mõtle inimese ajule ja sellele, mida ta on korda saatnud. Mõtle, et oleme viimase 50 aasta jooksul arenenud kiiremini ja saavutanud rohkem kui varasemate aastasadade jooksul kokku. Kõigist kunagi elanud maailma teadlastest on praegu elavate kirjas 90%. Oleme leiutiste ja inimlike saavutustega jõudnud nii kõrgele tasemele, et sellest ei osanud veel 10 aastat tagasi keegi unistadagi. Isegi kõige optimistlikumad ennustajad ei julgenud arvata, et arengutempo on nii kiire. Kuid iga idee sünnitab uusi ideid ja see on toonud meid tänapäeva. Oleme saatnud rakette kosmosesse ja ehitanud sildu üle suurte jõgede. Kõik see on lihast ja luust inimeste kätetöö. Inimaju on võimsaim asi maailmas ja meil kõigil on aju olemas, täiesti tasuta. Uurime fakte. Harilik töönädal kestab 40 tundi ja lüheneb tulevikus ilmselt veel. See tähendab, et tavalisel tööl käival inimesel on palju vaba aega. Kui liidame kokku tunnid, mil inimene aasta jooksul töötab ja magab, lisame sinna nädalalõpud, vabad päevad ja puhkused, saame teada, kui palju jääb talle vaba aega. Kui inimene magab öösel 8 tundi, on tal ärkveloleku aega 5840 tundi. 40-tunnise töönädala puhul, kust on lahutatud nädalalõpud, vabad päevad ja puhkused, jääb tööl olemise aega järele 1912 tundi. Seega on tal ärkveloleku ajast 3928 tundi vaba aega. Võime nimetada seda jõudeajaks, mida võib kasutada nii, nagu meeldib. Soovitangi kasutada 5 päeval nädalas tunnikese vabast ajast elu üle järelemõtlemiseks ning aju arendamiseks. Pea meeles Archibald MacLeishi sõnu. Aju on sinu kõige kallim organ. Väärtusta seda nii, nagu ta on ära teeninud. Vali päevast tund, mille veedad mõtiskledes. Parim aeg on varane hommikutund enne teiste ärkamist. Mõtted liiguvad selgelt, kodu on vaikne, kui tahad, võid juua tassikese head kohvi. Nüüd hakkab aju tööle. Talita järgmiselt. Võta tühi paberileht. Kirjuta lehe ülaserva arusaadavalt ja tabavalt oma eesmärk. Seejärel, sinu tulevik sõltub ju sellest, kuidas töötad, kirjuta üles 20 mõtet, kuidas võiksid oma töövõtteid muuta. Proovi välja mõelda 20 ideed, mida rakendades sujuks tööpäev endisest paremini. Jäta meelde 2 sellega seonduvat asjaolu. Esiteks ei ole see kerge ja teiseks pole suur osa sinu välja mõeldud ideedest eriti head. Kui hoiatan, et see ei ole kerge, siis pean silmas, et inimesel on raske uusi harjumusi omandada. Sa näed, et vanadest rutiinsetest harjumustest lahtisaamine läheb üldiselt tõrksalt. Aga kui mõtled oma tööle ja kuidas seda paremaks teha, siis kirjuta üles iga väiksemgi mõte, mis pähe tuleb, isegi siis, kui see tundub rumalana. Räägin, mis edasi saab. Osa välja mõeldud ideid võib kohe tunduda heana, seega tasub neid praktikas proovida. Kõige tähtsam on aga, et kui kasutad 1 tunni asjade üle mõtisklemiseks, tungib eesmärk sügavale alateadvusse ja saad hommikuti päevale õige hoo sisse. 20 uut ideed päevas teeb nädalas kokku 100 ideed, kuigi jätad nädalalõpud vabaks. Aasta jooksul kasutad mõtisklemiseks kokku 260 tundi ja jääb veel 3668 tundi vaba aega. Seda võtet kasutades märkad, et mõtted püsivad päeva jooksul paremini selgena. Paned tähele, et aeg-ajalt, kui kõige vähem ootad, tuleb mõni suurepärane mõte. Kirjuta see kohe üles. Vaid suurepärane idee võib muuta sinu maailma. Kui tahad kasvatada lihaseid, siis tuleb neile koormust anda. Sama käib aju kohta, ainult et tulemused on palju suuremad, kui selleks kasutatud aeg ja vaev. Inimese aju suudab teha paljut. Ta liigutab lihaseid, mis on väga väikesed võrreldes paljude loomade muskulatuuriga.
Kui inimkonna ellujäämine oleks sõltunud lihasjõust, oleksime ilmselt välja surnud nagu dinosaurused. See loomaliik oli oma suuruse poolest ülivõimas võrreldes ükskõik millise kunagi elanud loomaliigiga, kuid siiski ei takistanud tohutu jõud teda välja suremast. Räägin mõningatest tulemustest, mida inimesed on saavutanud, järgides tund päevas programmi. Üks Põhja-Carolina ärimees suutis lühikese ajaga suurendada müüki nii palju, et hakkas oma firma tooteid müüma ühes kuus rohkem, kui enne müüs kogu aasta jooksul. Kesk-Lääne elukindlustuse müüja suurendas oma aastast müüki üle $700,000 võrra ning pääses $1 million round table'isse. Pühapäevakooli õpetaja, kellel oli õpetada 5 last, seadis eesmärgiks saada rühma 30 last. Viimases kirjas kirjutas ta, et tal on nüüd 25 last ja ta hakkab eesmärki saavutama. Olen kasutanud seda meetodit juba aastaid ja see on andnud mulle palju häid ning rõõmustavaid kogemusi. Ja selleks kulub vaid 5 tundi nädalas. 5 tundi nädala 168 tunnist. Kas see tasub end ära? See on sama, kui kulutaks 5 tundi nädalas tulutoovas kullakaevanduses. Aju on kullakaevandus ja palju muudki veel. Iga kord, kui kirjutad paberi ülaserva eesmärgi, ära hiljem selle pärast enam muretse. Mõtle, et tulevik korraldab ise ülejäänu. Eesmärk on nagu probleem, mis ootab lahendamist. Vaata püstitatud eesmärki lootusrikkalt ja lase ajul mõelda, kuidas seda saavutada. Sa suudad seda. Nüüd oled roolis, mitte reisija rongis või ohver saatuse pillutada. Vastupidi, oled ise reisi sihtkoha valinud ning marsruudi ja sõidugraafiku endale meelepäraseks teinud. Kordamine on tarkuse ema. Nii et esmalt veeda järgmise 6 aja jooksul 5 päeval nädalas tund päevas uute ideede üle mõeldes. Proovi päevas välja mõelda 20 ideed, mille abil võiksid igapäevase leiva hankimist kergendada. Usu, et saavutad eesmärgi tänu sellele programmile. Sinu tulevik sõltub sellest programmist. Kui usud sellesse, siis tahad kindlasti harjutamist jätkata. Teiseks, kõik, mis sul praegu on seetõttu, et oled kasutanud vaid 10% oma ajumahust. Mõtle, milliseks kujuneb elu, kui suurendad seda protsenti 20-ni või üle selle. Kolmandaks, ka edukatel inimestel on probleeme. Nad lihtsalt oskavad neid lahendada. Neljandaks, ära raiska aega ega energiat muretsedes tühiste asjade pärast. 40% neist ei juhtu kunagi. 30% neist ei saa muuta. 12% hõlmab asjatu muretsemine oma tervise pärast. 10% on argipäeva pisimured. Vaid 8% on tõelised probleemid ja mured. Proovi eraldada tõelised probleemid ebaolulistest. Lahenda need, mis on lahendatavad. Viiendaks, inimkond on arenenud viimase 50 aasta jooksul rohkem kui kogu oma eelneva ajaloo vältel kokku. Elame kuldajastul, millest inimene on unistanud ja mida endale soovinud aastasadu. Kõik areneb edasi veel paremaks. Viimaseks, ainus vahend eesmärgi saavutamiseks on kasutada oma pead. Kasuta oma aju tõhusalt ja vii ideed ellu. Paljudel meist on komme ennast ja oma oskusi alahinnata. Pead aru saama, et sinu sees on kasutamata andeid, kui vaid otsid piisavalt sügavalt. Inimese aju on imeline.